Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Patrik Enok, eelmise Soome autoralli meistrivõistlusetappi sa võitsid, nüüd Jyväskylas uus etapp koos Eesti meistrivõistlustega. No kas tunned nagu mingit pinget või pressurit ka, et eelmise etapi võidumehena jälgitakse sind rohkem ja kohustused on suuremad? Ma ei tea, kas just päris nii, aga eks ikka mingil määral on nagu ootused ikkagi kõrged, et kui see eelmine etapp läks väga hästi, siis seekord samamoodi on ootused kõrged. Aga jällegi, kaks võistlust on nii erinevad ja konkurents on hoopis teine, et ei saa nagu päris mütsiga lööma minna. Aga ma usun, et see Imatra andis sellist enesekindluse boost'i juurde ja proovime siin jälle endast maksimumi anda. No võib just öelda küll, et siin võistlusel tegelikult ütleme, see tipp ja tipukonkurents on veel tihedam, kui oli eelmisel võistlusel, et kui suurt seltskonda sa siin plaanid nagu jälgida, ütleme, kes nagu kõrge koha peal läheksid? Ma arvan, et siin võib olla selline 7-8 sõitjad, kes on ikkagi selle top 5 hulka võiksid mahtuda, et selles mõttes tuleb olla ikkagi ise oma ülesannete kõrgusel ja maksimum anda, et nimedest muidugi on ju kõik need Lapi, Joona, Heikile, Vaher, Yamamoto, Nõgene ja kunagi ei tea, kas Rütkonen või Grönholm võib ka kohati väga kiired olla, nii et tuleb kõigiga selles mõttes arvestada, aga lõpuks meie fookus on ikkagi enda töö peal ja see võimalikult hästi teha. No Jyväsküla ümbruse kiiruskatsed on legendaarsed ja väga keerulised. Nüüd sul on rajaga tutvutud, mõni tund jääb nüüd täna õhtuse kiiruskatseni, et mis emotsioonid ja muljed sul nendest katsetest on? Ikkagist üsna kiired, nagu Soomele tava, et on hüppeid, on niisuguseid nukkidega kohti ja on ka kitsast ja tehnilist, et mida võib-olla siis Imatras nii palju ei näinud. Samuti on teel kohati päris palju lahtist kruusa, mis siis eest olles võib vähe üllatusi tekitada, aga nii on, et eks me peame siis sellest olukorrast jälle maksimumi võtma. No üks legendaarsemad kiiruskatsed, mis siin kandis on see Urja kiiruskatse, kus on üks hüppe, mis on sõidetud niimoodi, et hüpatakse alla. Seekord on vist see katse teistpidi, kus sõidetakse mäest üles ja hüppad taevasse. Et kuidas su tunne on, et kas seal auto võib nagu pilvepiiri peale välja lennata või? Ütleme nii, et on üks suuremaid hüppeid, mida ma kindlasti elus olen näinud, et kui nüüd reket tegime, siis kindlasti väike selline kartus võib-olla tekkis, aga ma tean, et ralli situatsioonis katse peal, sa oled nagu selles mõttes teed oma asja ja siis ei saa midagi enam karta, aga ta on, ütleme nii, et päris suur hüpe, et tuleb nagu vastavalt seda kiirust seal korrigeerida. Et see tuleb ikkagi niimoodi läheneda, et nagu külma peaga, et mitte nagu silmad ruutus minna ja siis ei tea, kuhu sõita. No kindlasti, et lõpuks ei ole nagu lennuvälja maandumine, et seal taga on ikkagi mingil määral mitte kõige laiem tee ja tuleb arvestada kõigide nüanssidega nii-öelda. No tervikuna, kui sa vaatad nüüd seda rallit ja seda võistlust, et siin on nagu Eesti mehed omavahel konkurentsis, on nagu see Soome võistlus, et kas see Eesti meestes, ütleme, võitmine on sinu jaoks ka kuidagi eriliselt nagu oluline? Ma otseselt nii ei ütleks, et ma arvan, et lõpuks me kõik tahame ikkagist olla üldarvestuses kiired, et see omavahel madistamine, eks ta võib-olla mingil määral võib-olla on oluline, aga me teame, et me kõik tahame olla seal kõige ees, et selles mõttes pole mõtet liiga palju omavahel madistada, et muidugi, kui me sõidame koos esikoha peale, siis küll, aga niimoodi otseselt ei ole. Aga edu sulle! Aitäh!